Nii, tervis kõigile, kes Topsi YouTube'i kanalil on tulnud, et meil on juba teine podcast, siis selline mõnus vestlus tegemisel ja Ülemiste Sportlandi olen kutsunud otse lennukilt mehe, kes tegeleb discgolfis päris palju ka mängijate mentaalse poolega. Tere hommikust, Risto Neeland. Tere hommikust. No mis sa seal Ameerikas kõigepealt tegid, et nii vaatan siin mees igatseb ka vaikselt, et saaks koju juba pehmesse voodisse puhkama? Puhkasin, tegin tööd, nautisin ilma, sain Albertiga kokku, et peamiselt ikka käisin maailma avastamas ja ühe suure unistuse täitsin ära, käisin NBA mängu vaatamas. No nii. Et see oli midagi, mida ma mäletan, see oli midagi sellist, mis ma lapsena mõtlesin, et seda küll ei juhtu, aga küll oleks lahe, kui juhtuks elu jooksul. Sa oled korvpalli armastaja olnud noorest põlvest saati. Mis mäng see siis oli? Miami Heat ja Golden State. Väga äge mäng oli. Sellist kogemust Eestist ei saa ilmselt? Ei. See... No üleüldse, et kui ma... Seal pole isegi vahet, kuhu sa reisid või mida sa vaatad. Et igal pool midagi mõtlemises jälle muutub. Et lihtsalt pilt laieneb, et mingid asjad, mis tunduvad võimatud, vaatad seal on täiesti tavaline või et... Aga räägime siis discgolfist ja natukene minule enne seda podcasti salvestamist tekkis siuke tunne, et kui ma nüüd Risto ära kuulen, siis ilmselt lahenevad kõik mu discgolfi probleemid ja mõnel teiselgi on äkki siuke ootus, et rahvas oli seal Panegetas Topsi grupis ka päris sisukaid küsimusi või oma kogemuste pealt küsinud. Võib-olla alustame sellest kõigepealt, et kuidas sa jõudsid üldse sellise asjani, nagu sa oled mental coach või mentor ja sa ei tee seda ainult spordis, vaid ka ettevõtetele ja nii edasi. Kuidas sa selle pooleni jõudsid ja siis lähme discgolfi juurde konkreetsemalt? No üldiselt vist nii palju, kui ma nüüd olen rohkem erinevate terapeutide ja mentorite inimestega lävinud, siis see algus on suhteliselt sarnane. Et noorena tegin korvpalli, tahtsin saada professionaalseks korvpalluriks. Ei õnnestunud ja sealt tekkis päris palju omal sisemisi pingeid. Ja ma arvan, et kuskil alates 11. klassis gümnaasiumis kuni ülikooli lõpuni ma olin üpris depressiivse olemisega. Sa oled pärit Jõhvist? Jõhvist, jah. Gümnaasiumis olid juba Rakveres. Siis olid juba Rakveres ja lõpuks jõudsid Tartus. Ja. Aga korvpall oli igas kohas auses? Jah, aga peamiselt Rakveres. Et sellepärast ma läksingi Rakveresse gümnaasiumisse, et seal Tarvases et saada võimalust Tarvases. Ja selles mõttes äge kogemus, et kui ikkagi saad trennis müürsepalt küünanukiga, siis tunne on teistsugune. See on auasi. Yeah. Aga sul ei tahtnud see asi minna, millest sa unistasid ja tekkis selline depressiivne olek? Jah, ja see pani kõigepealt, mis ma arvan on mu tugevus olnud alati, et ma ei ole kartnud abi küsida. Et siis ma käisin nii psühholoogide juures, nõustajate juures, lugesin ise kõvasti raamatuid ja läbi selle, ma arvan, ma õppisin ka raamatutest õppima, mis on teine asi, kui lihtsalt raamatut lugeda. Ja see ka mul praegu, nõustamistes tuleb tihti välja, et küsin näiteks, et äkki sa oled seda raamatut lugenud? Teine on, jaa, olen küll. Et okei, et mis sa praktikasse panid sealt? No ma ei tea, siis ma lugesin läbi hea raamat oli, ma küsin näha, et mida sa praktiliselt teistmoodi tegema hakkasid või proovisid teha. Ja vaata, kui seal on 0, siis mingit muutust tulla ei saa. Aga kuidas sa õpid raamatut, et mitte ainult ei loe? Mis see vahe on? Kuidas mina seda teen, on see, et ma iga peatüki kohta teen ise endale märkmeid. See ei ole 100% nii, aga kui ma võtan mingi asja ette, ma tahan läbirääkimistes paremaks saada. Võtan raamatu, teen omale märkmed ja siis ma pean selle praktikasse panema. Eks, et kui ma näiteks golfi osast võib-olla parimaid raamatuid Inner Game of Golf, mida saab väga hästi discgolfi üle kanda. Kui ta toob seal välja näiteks harjutuse, et kuidas ta golfi löögi
teeb nagu rütmilisemaks sellega, ta häälega loeb kaasa. Siis ma lähen discgolfi platsile ja proovin seda discgolfi üle panna. Ja siis ma praktiseerin seda. Et sa paned paar asja kirja kas või mingist peatükist ja lähed konkreetselt proovida? Päriselt teed seda. Et on see spordis, on see meditatsioonis, hommikul ärkan üles, kallistan iseennast, ütlen omale häid sõnu, on ju, raamat soovitab, proovin ära, vaatan, mine pekki, ongi hea tunne. Jäängi tegema, on ju. Et selles mõttes ikkagi ilma tegutsemiseta või tegutsemise muutuseta midagi nagu muuta ei saa. Ja ma arvan, see periood seal gümnaasiumis ja ülikoolis oli see, mis andis nagu vundamendi või tekitas huvi, et kuidagi peab ju nagu saama paremini ka. Et nagu elus peab olema rohkem, nagu seda peab saama kogeda kuidagi mõnusamalt. Nagu, et see on nagu rohkem täis kuidagi, et sa elad ja jälle saad midagi, eks ju. Et see pani nagu otsima. Kas ma saan õigesti aru, et sinu siis unistus saada profikorvpalluriks oli niivõrd suur, et kui nüüd sind tabas see reaalsus, et seda ei juhtu, seal tuli, eks ole, põlvevigastusoperatsioonid, siis sa olidki nagu mines mõttes mustas augus ja siis kas seal sees olles või sealt välja tulles sa hakkasid elu uutmoodi lahti mõtestama ja tegelema ja aru saama siis, et mis on nüüd sinu edasised suunad või? No, natuke küll jah, et võt seal selle, ma arvan jah, et ma nagu selle korvpalliga ma elasin nagu suht nagu unistuste maailmas. Selles mõttes, et ma kujutasin ette, et ma olen suht hea, päris nii hea ei olnud. Ma kujutasin ette, et ma teen nii kõvasti trenni, tegelikult ma päris ikka nii kõvasti ei teinud nagu võiks. Aga ma olin, ma arvan, nii kaua, kui ma mäletan 3-aastasest, 4-5-aastasest ennast nagu identifitseerinud läbi korvpalli. Eks, et see oli nagu mina. Eks, nüüd ma sain aru, et kurat, et see ei ole nagu mina. Just. Eks, enam ei ole. Identiteedi nagu kriis. Jah, et siis tekkiski nagu, mulle tundub, et sarnastest faasidest enamik inimesed lähevad elu jooksul läbi. Mõni läheb 15-aastaselt, mõni 25-selt, mõni 55-selt. Et need lihtsalt elu kulg on alati hästi erinev, eks, et see, ma arvan, teebki asja põnevaks, et inimeste elud nagu lähevad erinevalt. Kuidas siis nüüd täpsemalt lõpuks jõudsid sinna, et sa oma teraviku panid siis sellisele mentorlusele? Me põhimõtteliselt tegelikult, millest me täna ju räägime, on see, et kuidas ületada discgolfi suurimat takistust, mis oled sina ise. Kuidas sa nagu selleni jõudsid, sest täna kogu sinu nii-öelda, kui ma nii võin öelda, elukutseline teravik ongi selles, kuidas iga inimene kas siis ettevõtmistes või spordis saaks siis endaga hakkama. Kuidas sa nagu selleni välja ütlesid, et võt see ongi nüüd see, mida Risto nüüd teeb? See on niimoodi jupi haaval nagu lahti rullunud, et mingi tõmme inimestega töötada on alati olnud. Aga olla terapeut või mentor ei ole siuke nagu väga kindel elukutse või. Et ma nüüd lähen, et mentoriks, kuidas nagu sa ei saagi õppida. Sul kas nagu on midagi anda ja siis on inimesed, kes tahavad seda või ei ole. Eks. Et see hakkas kuidagi alguses läbi selle, et ma läksin kooli õpetajaks ja seal ma hakkasin rohkem tunniväliselt töötama noortega, kes olid erinevatest võib-olla keerulise taustaga peredest. Siis selleks, et see paremini teha, ma hakkasin ennast rohkem koolitama. Kool Jõhvi gümnaasium siis käis toetas nagu seda, et võimaldas erinevaid koolitusi. Hakkasin sealt koolitama, sealt edasi ma läksin tegelema selliste asjadega nagu psühhomeetrilised käitumislikud testid. Peamiselt kasutatakse värbamises sellised lühikesed testid, mis siis kirjeldavad inimeste käitumist. Mina sellel ajal õppisin sellist asja nagu naljakas praegu, aga disk on siuke teooria, mis siis 4 DISC käitumiskategoorias nagu kirjeldab inimeste käitumist. Õppisin selle omale selgeks ja sealt mul tekkis nagu huvi seda spordis kasutama hakata. Et sealt olid äkki esimesed kokkupuuted siis ka discgolfaritega läbi Leetmaa. Ma mäletan, ma tegin Albertile, Kristinile ja Silverile ühe koolituse, kuidas nii-öelda nende siis diskimudelit
noh, võiks siis spordis avalduda, et noh, kuidas neile sobib treenida paremini, kuidas neile sobib treenida, mis neile tekitab pinget, mis mitte. Ja sealt hakkas see nagu lahti rulluma kuidagi. No kuidas see esimene kokkupuude nende Eesti pro-mängijatega selles mõttes oli, et nende reaktsioon, kas see oli nagu, et mis imelikku asja sa nüüd teed või võeti seda nagu kohe niimoodi vastu, et põnev. Pigem võeti hästi vastu, oli põnev ja sellest me just nüüd, kui USA-s olin Albertiga kokku saime, siis ma küsisin talt, et kas ta nagu mäletab, kuidas me üldse, nagu ma ei mäletanud, kuidas me hakkasime alguses koostööd tegema üldse. Aga sellest koolitust hakkasimegi, et pärast seda ta küsis juurde infot, ma ütlesin, et kuuled, et aga proovime siis nagu perioodilisemalt tööd teha. Et üldiselt võeti hästi vastu, aga ega ma täpselt tea, et ma olin nagu sõber ka nendega juba varasemalt ise suht, Kristiniga me hakkasime koos mängima samal ajal põhimõtteliselt mõlemad Alutagusel. Et võib-olla lihtsalt oldi viisakas alguses, aga ma ei tea ka. Kuidas siis sa ise discgolfi juurde tulid, et teeme selle ringi ka ära ja siis hakkame sügavamalt rääkima sellest mentaalsest mängust. Sa oled tegelikult üsna pikki aastaid juba saanud tegeleda. Kus see esimene kokkupuude oli? Alutagusel, seal oli 9 korvine rada. Parim sõber kutsus, ta töötas seal seikluspargis ja siis nad olid lõunapauside ajal või kuskil hakanud mängima. Me olime tema Kelovaik Kossu koos mänginud ja üldse kõiges nagu võistelnud omavahel või nautinud sellist spordis võistlemist. Ja siis ta kutsus discgolfi mängima. No ja töötas minu peal nagu kõigi inimeste peal töötab, et see lõks on seal kõigil sama, et alati on tunne, et nii halvasti enam ju minna ei saa. Et kindlasti, kui ma nüüd lähen uuesti mängi, mul läheb paremini kui eelmine kord, eks ju. Just. Et sealt see pihta hakkas ja siuke looduse armastus on mul juba väga varajasest olnud, et mul isa alati võttis mind igal pool kaasa. Ja siis mingi kuud hiljem, kui tuli isadepäev, ma kutsusin papsi ka mängima. Ja siis oli juba nagu korras, siis pärast ringi minu meelest paps andis mulle, ma ei mäleta, mingid rahad, ütles, et kuule, et kui sa nüüd Tartu lähed, et osta meile kettad ära. Selge kõik. Seal kandis polnud saada? Ei. Tartu popspordis müüdi. Okei. Ja spordihing on sus alati sees olnud ilmselgelt. Korvpall tuli isa poole pealt rohkem? Ja ema oli suusatamise... Ema oli suusataja. Just. No ja sealt see connection Kristiniga ilmselt... Kristiniga ma kohtusin diskirajal. Ikkagi diskirajal? Jaa, ta elas Jõhvis sellel ajal. Sa ise oma discgolfiga tutvumise osas juba kirjeldasid päris hästi seda võib-olla, mis paljusid tõmbab mängima, et kui sulle vähegi juba loodus meeldib, sõpradega aega veeta, viskad seal kettaid ja juba tekib see tunne, et järgmine kord tuleb raudselt mul paremini, eks ole. Ja discgolf on selline kaval asi, ta väga lihtsasti siis meelitab sind siis niimoodi, et sa annaksid sõrme, tegelikult võtab käe ja lõpuks tervenisti. Ja kõik on tore, kuni sa avastad, et sa oled emotsioonidega pahuksis. Räägin puhtalt enda baasil, kuidas kellelgi, eks ole, inimesed on väga erinevad tüübid, aga kõik oli nauditav. Niikuinii endalt ei oota super tulemusi, aga mingi hetk enam ei anna rahu nagu. Tuleb mängida paremini ja ma mäletan, ma ise Järta metsade vahel olin üks 3 kuud tegelenud ja tekkisid sellised tõelised frustratsiooni hetked. Eriti kui üksi olid, siis julgesid seal proovida mida iganes teha, kas visata ketast või karjuda või mida tahes. See murdepunkt, oled sa ka sellele mõelnud, et kust see siis äkitselt tuleb? Et tore lõbus asi, mida proovida ja ühel hetkel oled nagu iseendaga nii pahuks, siis avastad selle discgolfi poole, kus tuleb mängu see mentaalne isiksus või sinu emotsioonid? Mulle tundub, et see tuleb sellest kohast, kus kui hakkad mängima, mingisugust ootust ei ole. Eks ju? Üldse oma nagu õnnestumisele, ebaõnnestumisele, sa ei tea isegi, kuidas ketta lend nagu välja peaks nägema. Hakkad mängima ja siis hakkavad mingid sooritused nagu, ma ei tea, iga 28 järsku lendab kuidagi paremini või. Ja see tuleb nagu üllatusena, eks ju? Ja see on positiivne emotsioon. Mine pekki nüüd lendas 10 meetrit kaugemale kui kunagi varem. Ja siis läheb see natukene tihedamaks.
see nii-öelda õnnestunud visete arv. Ja nüüd mingist hetkest see ootus hakkab nagu kiiremini järgi tulema, kui see oskus areneb, eks ju. Ta hakkab kiiremini järgi tulema ja nüüd see läheb reaalsusest mööda. Eks ju. Tegelikult aru saama veel mängust ei ole absoluutselt. Nagu reaalselt aru saama, mis asi see discgolf on või kuidas ta käib või kui tihti üldse olekski loogiline, et mul vise õnnestub. Eks, seda ei ole, tekibki see sama siuke nagu siuke ego tuleb välja, siuke nagu pseudomina, siis hakkavad esimesed nagu mõtted, et aga võt, kui ma nüüd teeks 10 korda sellise hea viske, nagu ma praegu 1 korra tegin, siis võiks nädalamängul juba sõpradele nagu tuupi teha, ja kui ma sealt tuupi teen, ühel päeval nagu võib-olla juba mingi kuu-paari pärast võiks nädalamängu kinni panna, hakkab siuke nagu illusioonid hakkavad tekkima, mis tegelikult reaalsusega pole kuidagi kooskõlas. Ja mida suurem on see vahe siis sellel nagu reaalsusel ja sellel, kus ollakse illusioonides oma peas, seda suurem frustratsioon. Eks? Et ta lihtsalt nagu kasvab mööda sellest. Just. Sa mõnes mõttes oma korvpallipüüdluste ajal kogesid täpselt sama. Sinu ootus läks mööda. Ma tean, et sa oledki seda meelt, et võib-olla discgolfis suurim takistus oledki sina ise. Mida sa mõtled sellega? Mida see tegelikult tähendab? Mis mõttes ma olen iseenda kõige suurem takistus? Mõtlen, kuidas see eesti keeles on. Äkki sa aitad mind? Self-doubt, eneses kahtlemine või? Absoluutselt õige. Eneses kahtlemine, jah. Et enne seda, kui kahtlus sisse ei löö, ei teki peaaegu ühtegi nagu takistus selleks, et oma potentsiaali põhimõtteliselt vähemalt 90% välja mängida. Ja sellistel juhtudel tegi ka frustratsiooni. Eks? Sest et esimene hetk enne igasugust hirmu, kõike asja minu jaoks on eneses kahtlemine. Ja see ei saa kuskilt mujalt tulla kui enda seest. Eks? Et see on see kõne, mida saab oma peas ära tunda. Kui sa seda nagu jälgid, paned mingi viske, kurat, miks sa selle käe nii madalalt tõid? Ja siis, kes see räägib seal siis? Kes see suga pahandab? Nüüd ma lähen järgmisele viskele, ma juba ju mõtlen, et peaasi, et ma kätt madalalt ei too. Eks ju? Või panen puti sealt alarauda, kurat, mis vend sa siuke oled? Jälle oma sisekõne, oma kahtlus. Eks ju? Ja see sisekõne on see, mis teeb mängu juba raskeks. Kas see sisekõne on osadel isiksustüüpidel rohkem esil ja teistel vähem või tegelevad sellega tegelikult kõik? Absoluutselt kõik. Et see ei ole ka ainult nagu spordile iseloomulik või et ma praegu näiteks õpin ka pereteraapiat. Täpselt samamoodi. Väga suur osa on sellest, kuidas vanematelt kandub üle nagu vanemate kõnest moodustub laste sisekõne näiteks. Eks, et kui palju ta nagu mõjutab, mihukeseks ta läheb, ja see mõjutab igat elu aspekti, et seal ei ole üldse vahet. Ilmselgelt discgolfi rajal on ka terviklikud inimesed, kes on oma pagasite asjadega. Aga võib-olla miks ma seda küsisin on see, et mõned discgolfarid, eriti nädalamängudel juhtub seda lihtsamini, see on lihtsamini aktsepteeritav, mõni laseb nagu täielikult looma välja ja sageli ta siunabki iseennast tegelikult selles tekstis. Kas see on lihtsalt see iseloomu vahe, kuidas keegi seda pinget nüüd tahab nagu välja elada või maandada? Jah, see on juba rohkem nagu käitumuslikult seotud, eks ju, et kuhu ma olen harjunud ärevust suunama nagu. Et kas ma suunan seda näiteks veel sügavamale enda sisse, nii-öelda midagi välja ei ütle, kas lasen selle välja. Hästi tüüpiline on ka hakata igasugu muid asju süüdistama. Kehv film, kurat, ketas flippas, muidu on alati nii kange, nüüd läks niimoodi üle. Eks kõik asjad, reaalsus on see, et lihtsalt on ärevus, mis ei mahu ära, konteiner on liiga väike, nüüd siis otsitakse, kuhu suunata. Mis su enda kõige, ma ei tea, discgolfi alane selline mentaalne võitlus on olnud kõige suurem hetk või mõni lugu? Tuleb sul selline meelde, kus sa tegelikult ise tegid ka mitmed nagu
tüüpiliselt, ma ei tea, kas siis see on otseselt viga, aga niisugune loomulik asjade kulg. Kui sa praegu küsid, mulle esimesena tuleb kohe meelde üks, ma ei tea, mis aasta Eestikad need olid, igal juhul need toimusid ka Mäetagusel ja Alutagusel. Ja Alutaguse ring oli ja ma mäletan, et ma olin Ralfiga ühes puulis. Keegi 2 inimest pidid veel olema, aga ma ei mäleta, kes seal veel olid. Ralf Rogov ja veel 2 inimest. Ja siis olid mingid pealtvaatajad, ka mõned jalutasid kaasa. Ja visete vahel nad nagu rääkisid juttu oma vahel ja neil oli nagu lõbus. Nautisid seda olemist seal. Ja mina oma natuurilt, mulle meeldib inimestega suhelda. Ja mul on väga raske mitte nagu kuulata või kui keegi nagu kuskil kõrval juttu räägib. Aga tollel hetkel ma nagu ei arvestanud oma natuuri või ma ei võtnud seda nagu arvesse. Ja minu peas oli see, et hea diskgolfar on nagu hästi keskendunud terve aeg ja ei aja mingit tühja juttu võistluste ajal. Eriti kui on eestikad. Nädalamängul võid jutustada. See on hoopis teine asi. Aga eestikatel tuleb olla professionaalne ja mitte jutustada. Nii et siis mina nendega juttu ei rääkinud. Ja see võttis mul tohutult energiat, et lihtsalt mitte jutustada. Ma panin sinna hullult energiat, et lihtsalt hoida ennast. Aga mis nüüd juhtub? Ma hakkan oma sees ketrama. Miks nemad siin võivad jutustada? Mina ei saa. Hakkan süüdistama oma peas, eks ju. Nüüd nemad ei lase mul mängida hästi. Jälle. Kogu energia kulus ära selleks, et oma 2 kõrva vahel kuidagi nagu olla seal lihtsalt. Ja kuidas see nüüd mängus hakkas välja lööma? No, ma mäletan ühte viset, kus ma tiijalalt 3 meetri peale vasakule kuuseokstesse. Oma kodurajal ma ei olnud kunagi sinna visanud. Okay. Ma olin seal mingi 7 aastat mänginud. Viskasin sinna okstesse. Pärast ringi ma läksin autosse, mingi 15 minutit nutsin. Wow. Lihtsalt pisarad tulid, täiesti läbi. Nagu siuke maakeeli mõni ütleks, see sai närvivapustuse näiteks. Tegelikult ma olen ise enda pinge lihtsalt ajanud üles täiesti tühja koha peal. Mingit vahet ei ole eestikatel või nädalamängul selles mõttes. Ma pean käituma ikka nii, nagu mulle meeldib käituda, see annab mulle kõige parema võimaluse teha hea tulemus. Täiesti võib-olla suvaline vaheküsimus, aga see, et sa mäletad, et Ralf oli puulis ja teisi mitte, kas sellel oli ka mingi oma põhjus või ei olnud, et lihtsalt Ralf hea sõber või? Ei, see oli sellepärast, et vist need pealtvaatajad olid temaga kaasas. Okay. Et siis ma jõudsin nagu oma peas need nagu kokku panna. Ei ma tegelikult ei pidanud, eks. Et nemad tegid oma asja ja kõik oli täiesti professionaalne selles mõttes, et visete ajal midagi ei toimunud. Aga mina oma peas olin nagu suutnud juba nagu ka nüüd Ralf oli süüdi, eks ju. Ja nüüd, kui tema vahepeal ma ei tea, enne oma puttimist midagi pabistas seal, siis ma juba seda panin talle pahaks, et tema mõjutab sellega, et tema on ebakindel, hakkab minu nagu kindlust mõjutama. Täielik ise loodud olukord, nii raskeks on mulle tehtud, võimatu üldse seal midagi head teha. Kuidas see lõppes siis? Sul oli mingi teatud ootus koduradadel Eesti meistrikad ja kui palju siis sellest ootusest siis nüüd reaalsus maha jäi? Mis ma seal lõpuks jäin äkki mingi 16. või midagi. Tahtsin top 10-sse mängida ja too ring võib-olla eksin, minu pärast mängisin +4 Alutagusel ja ootus oli mängida väikest miinust. Just too nädal olin parima ringi mänginud -10. Et see ikkagi sellega ma arvan oma võistluses nii-öelda top 10 koha nagu andsin ära ise. Kas see, kui sa juba selle välja teid, et sa pärast läksid autosse reaalselt nagu nutsid, kas see tegelikult nüüd täna olles selline mentaalne treener paljudele, kas see oli pigem hea või? Ausalt öeldes ma ütleks, et pole nagu vahet. Et kindlasti kogemusena hea, et see võimaldas mul pärast kõik need etapid nagu läbi analüüsida. Eks ju, et aru saada ja ma olen alati arvamusel, et ükskõik, kas see on mentor, terapeut, psühholoog, teist inimest saab toetada umbes sama kõrgele või nagu samale kohale, kus sa ise oled siis selles valdkonnas ja natukene edasi.
et noh, ma visualiseerin seda umbes nagu redeli peal, eks ju, et noh, sa pead ulatama nagu käe anda, saad endani ja siis saad natukene tagant lükata, vaata, aga noh, siis rohkem ei ulata, eks ju. Et selles mõttes on vaja kogu aeg ise asju läbi kogeda, lahti mõtestada, aru saada, siis sinna mingi teooria juurde saada, eks ju, et kas selle mõtestamisel on nagu jumet, eks ju, et võib-olla ma olen nagu väga puusse läinud, sest ennast on kõige raskem vaadata. Ta on kõige lähemal. No ilmselge on see, et tead, tänapäeval ja see ei ole nüüd viimastel aastatel, see on juba, sai popiks siin 2000-ndate alguses, et igasugu koolitusi pakuti, et nüüd sa õpid saavutama, nüüd sa oled seal edukas, aga ma saan aru, et sa oled ka tõesti see, kes on käinud läbi oma elus mingid etapid, mingid emotsioonid, mingisugused faasid ja selle pealt nagu teed seda, mis sa nagu täna teed. Aga lähme võib-olla nagu rohkem siis sellistesse võistlusolukordadesse sisse, aga enne ma küsin sellist asja. Nüüd Eesti top pro-mängijad, neid on nüüd 4 värskelt, sa oled ilmselt 3 neist kõige rohkem saanud tööd teha koos. Kõige rohkem Alberti ja Kristiniga olen ma töötanud. Ma ei tea, keda sa täpselt silmas pead muidugi. Ma peangi vist silmas neid kõiki 3. Kuidas sa nagu kokkuvõttes ütleksid, et ma ei tea, mina küsin niimoodi lihtsalt talupoja keeles, et kes on mentaalselt kõige tugevam, kellel on kõige rohkem vaja tööd teha? Ma ei tea, kas sa tohid ja saad vastata, aga kus nagu nemad on? No minu hinnangul on Kristin väga tugev. Ma just mõtlesin, et kas minu lihtsalt selline mulje Kristinist täiesti läbi teleekraanide, ma ei ole teda isegi koha peal näinud nagu top-võistlusel mängimas, ainult nädalamängul, aga mulle tundub ta juba lihtsalt ta pilgust olemisest, et ta on tugev. Kristin on kõige tugevam. Jah, ma arvan, et ta on samamoodi kõige rohkem asju siis, ma proovin leida õiget sõnu, läbi töötanud iseendaga. Et tal on elus olnud piisavalt kogemusi, mis on väljakutseid pakkunud ja ta on need nii-öelda läbi töötanud, sest et väljakutsetega saab kahte moodi töötada. Sa kas töötad nad läbi ja võtad sealt õppimise kaasa või sa peidad nad kuskil ära või surud kuskil ära ja ütled, et mul ei ole seda asja. See ei tee mulle muret. Eks ju. Ja seal ongi see vahe, kas sa nagu lähed tugevamaks või sa kas siis seisad paigal või lähed isegi nõrgemaks. Selles osas, kellel on võib-olla kõige raskem endaga toime tulla, ma ei ütle sulle. Ma ei tea. Kristinist rääkides siis ja jällegi ma ei saa öelda, et ma teda väga hästi tunneks, aga ta tundub pigem emotsionaalne karakter, et ta elab emotsioone läbi. Sellele vihjavad väiksed asjad, mis iganes ta rääkis, kuidas ta eelmine suvi pidi emotsionaalselt endaga palju tegelema. Ehk siis see, et sa oled lihtsalt inimene, keda emotsioonid võivad päris palju mõjutada, see ei tähenda, et see või olla mentaalselt tugev. Jaa, selleks, et üldse nagu iseendaga tööd teha, algab alati sellest, et tuleb see nagu reaalsus paika panna. Nagu, kuidas ma siis päriselt funktsioneerin. Ja seal ei ole mingit vahet, kuidas mul emotsioonid välja löövad või, sest et emotsioonid on kõigil. See on nagu fakt, et selleks ei pea isegi terapeudiks õppima. Selge see. Aga lihtsalt see, et kui suure osa iseendast ma suudan nagu vastu võtta, et nii on. Nii praegu on ja ma tahan selles asjas paremaks minna. Et see on kõige tähtsam alguspunkt minu jaoks, kui ma kellegi hakkan tööd tegema. See kuidagi veel vestlus tuletab meelde ühte eelmise suve intervjuud Kristiniga jällegi. Enne seda ta oli pigem kogenud ebaõnnestumisi. Mäletan, et tal seal maailma meistrivõistlused ei läinud nii, nagu ta tahtis ja nii edasi. Aga ta ütles väga huvitava lause, et see on praegu mu reaalsus. Ma ei taha sellega leppida, aga mul tuleb sellega leppida. Et siin ma praegu olen. Ja mõned nädalad hiljem me nägime, see oli Great Lakes Openi võitu, mis oli meeletu põnevus, heitlus. Just viimastel korvidel Kristin tuli nagu välja olukorrast, Peits kukkus ära. Mis sa arvad, kui palju see oli oluline, et ta tegelikult nädalat tagasi aktsepteeris seda, kus ta on
et tal oli seal vigastusega maadlemist, tal oli emotsioonidega ilmselt tegemist. Tollel ajal me nii palju koostööd ei teinud, me sellel aastal oleme rohkem teinud, et ega ma täpselt ei tea, kui palju ta päriselt aktsepteeris ja kui palju mitte. Seda ma ei oska öelda. Aga kas selline väljaütlemine võib tähendada, et ta on juba õppinud teatud mustreid nagu läbi tegema, kui ta käib mingist raskemast kohast läbi? Kindlasti, selles mõttes, et samamoodi tal on juba väiksest peale sportlase taust ja erinevaid, tal on lihtsalt kogemust nagu iseennast natukenegi nagu kuulata või aru saada. Eks ju, et sellel oli kindlasti mõju, selles ma ei kahtle. Hea küll, me oleme nüüd rääkinud natukene siit Eesti pro-mängijatest ka. Me teame igal juhul, et nad sageli, Risto, sinu nime mainivad oma ettevalmistusi, asju välja tuues, kirjeldades. Tundub, et igal juhul sellel mental coachingul on oluline roll discgolfis juba olemas. Võib loota, eks? On ikka. Aga ka täielikud algajad, harrastajad, kes on juba tegelenud ja piisavalt, et näha, et minu emotsioonid tulevad mängu, mingil hetkel, mis iganes, siis see ootus läheb mööda, mingil hetkel mu keha lihtsalt ei kuula sõna, ma tean kõike, mis teha ja nii edasi. Et käime natuke sellised võistlusolukorra momendid läbi ja võib-olla alustame kõigepealt nagu ootustest. Esimene nädalamäng, esimene karikatapp, esimene EDGL-i võistlus, PDG võistlus, suurem mingi asi. Kui tähtis on nagu ootuste faasis kuidagi kontrollida ka, et kuhu sa oma mõtetega välja jõuad? No ma ütleks, et 90% oma vaimsest võimekusest võistluse jaoks tehakse ära enne, kui võistlus hakkab. Et võistluse käigus väga palju enam teha ei ole. Et seal on, selleks oled juba ette valmistanud see, kuidas sa oled seal läinud, nii palju sul nagu on. Ja sellega pead sa selle võistluse ära tegema. Ehk siis, mida ma... Ehk siis ringi ajal juba väga palju seda poolt ei muuda. Siis sa pead suutma sellega toime tulla, kuidas sa enne oled enda sees asjad paika. Jah, no see on nagu küsiks, et kuidas ma ei tea, tehniliselt ringi ajal saan paremini mängima hakata. No ei saa. See tehnika, millega sa sinna võistluse lähed, see sul on kasutada. Eks, et sa kuskilt oskuseid nagu juurde võtta ei saa. Aga sa oled enne need omale treeninud. Mida ma soovitan alati teha nendel, kes esimest korda lähevad võistlema või tegelikult ma soovitan seda kõigil teha, kes alguses minuga tööd hakkavad tegema. Kui on vähegi mingit statistikat, kas või treeningringidelt või kuskilt, siis nagu vaadata korra nagu ausalt iseenda statistikal otsa. Eks ju? Ja näha, et mida need numbrid siis näitavad. Eks ju? Ja nüüd, kui ma olen esimest korda võistlema, siis ootus tasuks olla see, et ma mängin natukene kehvemini, kui mul see statistika näitab. Sest et olukord on mulle uus. Suure tõenäosusega mu kõhklused iseenda suhtes lähevad suuremaks. Kas mängijatel läbivalt on väga lihtne oma ootustes minnagi just sinna fantaasia maailma, et ma teen raudselt oma parima mängu, mis iganes, et ma õitsen kui võistlusolukord, ma naudin võistlust, I thrive on it, ja siis tegelikult enamasti see ei ole võimalik. Nojah, selles mõttes ega ma ei pane pahaks seda ka, sest et see on ju nagu mõnus mõelda. Ja mõnus on mõelda, jah. Jah, see on nagu nauditav. Mõnus. Jah, et mul on nagu, homme hakkavad võistlused, on ju. Nüüd ma täna võib-olla õhtul juba mõtlen homsest, eks ju. Mõnus on mõelda, et mul läheb hästi. Eks ju, et mõned need vead, mis mul on, äkki homme joppab, et neid ei tule nagu esile. See on lihtsalt nauditav protsess ja sellest ei olegi midagi halba. Kui ma saan aru, et ma seda teen selleks, et mul hea oleks. Eks, et kui ma tean, et ma mõtlen neid mõtteid sellepärast, et ma naudin seda mõtlemist, siis ma juba tean, et see on illusioon. Ja siis on okei. Aga vaata, kui ma hakkan nüüd nagu uskuma oma mõtlemise käigus, et see ongi see ainus stsenaarium, mis saab siis homme juhtuda. Siis ma juba loon omale nagu ideaalse pinnase selleks, et kindlasti pettuda. Eks ju. Ja selleks see statistika ongi maru hea, et kui ma trennis näen, et ma 10 meetri ringi seest
putin 68%. Siis mul ei ole mõtet pärast ringi tulla ja rääkida täitsa haigena, ma panin mingi 3 tükki panin sealt 6 pealt mööda. No jah, sa panedki 3 tükki keskmiselt 6 pealt mööda. Sa veetsid just Albertiga aega, jällegi korra hüppan nagu pro-mängija näite juurde. Albert ise tõi välja jällegi ühes intervjuus, et drive'id väga head tipptasemel, no mis iganes, me oleme teda ju natukene videodest saanud vaadata ka ja ongi, kõik imestavad ja ta ise teab, et puttimisega on mul täielik pahn praegu nagu, et vaata statistikat putti tule. Kas teil oli sellest juttu ka? No on ikka jah. No ma olen üpris veendunud, et see läheb paremaks. Et tippsportlastel on alati faasid. Kui vaadata näiteks Anett Kontaveiti reitingut kogu karjääri vältel, et kuidas ta reiting on liikunud, siis see on tõus, platoo, väike tõus, platoo ja siis suur tõus. Eks ju? Ja see vahepealne aeg on enamik sportlastel, et kui lihtsalt tennises on need statistikad nagu hästi paista, et seal ma ei mäleta, mis see veebileht on, kus nende see kirjas on, et seal on nagu hästi graafiliselt näha. Ja kui vaadata enamik tippsportlaseid, siis nende karjäärihõver on suht samasugune. Et see on jällegi nagu loogiline. Eks ju, sest et mingist kohast ma saan üle, nüüd mul tekivad uued takistused. Ma pean vaeva nägema, olema kannatlik. Nii et see mentaalne nagu mäng ka enne võistlust, see ei ole mingi tšurra-murra tegemine, seal tuleb nagu mõnes mõttes vaadata faktidele silma ja siis enda sees need mõtted nagu suunata õigesse kohta. Nüüd algab võistlus pihta. Mina mäletan hästi, minu esimene suurem võistlus oli harrastajate meistrivõistlused. Ma olin treeningringil käinud, ma teadsin, et super tulemust ei tule, aga siis kohtasin täiesti nagu ootamatut olukorda. Seal hüüti nagu maha kõik, kes nagu viskama lähevad. Nimed, Eesti harrastajate meistrivõistlused, see puul ja see. Ühesõnaga see avaviske võib olla mingi kramp, mis võib tekkida just nagu natukene suurema võistluse raames, kus on ka inimesed vaatavad pealt, kõik jäävad haud vaikseks ja sul on veel topelt mando ees. Räägi nendest situatsioonidest, et kuidas sellega siis toime tulla või et mis seal oluline on? No esimeste võistluste esimesed visked ma soovitaks enamikul kohe maha kanda peas. Need lähevad niikuinii aiale? No võib-olla ei lähe, aga pigem lähevad. Pigem lähevad. No, et ma läheks nagu selle suhtumisega, et ilmselt mul see ei õnnestu, aga kui õnnestub, see on kindlalt boonus. Üks parimaid esimese raja näiteid, sest et see on küll selline asi, mida hästi palju küsitakse. Ja siis ma alguses alati küsin, et see on nagu üks vise, tavaliselt võistlustel on, ma ei tea, 4 ringi. Kui sa räägid mulle esimese ringi esimesest viskest, siis ma ei viitsi rääkidagi sellest. Lahendame midagi suuremat ära. Aga see sisu tegelikult on sama. See on jällegi see, et kui tehakse oma mänguplaani, siis tihti ei võeta üldse arvesse neid tegurid, mis muutuvad versus treeningring. Ja nüüd hästi hea näide minu jaoks on Pärnu Openil, mis on jõulukal, on tavaliselt pannakse esimeseks rajaks. Seal staadioni peal on üks rada. Oled sa osalenud seal võistlusel? Ei ole. Olgu. No seal pannakse staadioni peale, äkki mingi 140 meetrit, par 3, läheb lõpus veits ülesse ja mõlemal pool on OB-d kuni lõpuni välja. Ma ei tea, kui lai see on. Aga ütleme, et treeningringil tundub suht lai. Võistlus avaviskel see läheb silme ees kokku. Ja siis paremal pool on veel aed, mis on siis, millest edasi on OB ja seal on veel sellised laternapostid. Ja nüüd viske puhul, mis on oluline lugeda, et mitu nagu tegurit mulle pinget tekitab. Ja teada, et mitu tegurit on need, mida ma suudan ise nagu ära taluda. Ja kui me võtame nüüd selle raja, mis saab tekitada pinget, oletame, et ma olen dominantselt tagaga mängija. Ma tahaks minna Haiseriga paremalt poolt. Nüüd mulle tekitab pinget, et ma pean minema üle OB. Mulle tekitab pinget see, et kui see kette see OB, siis ma pean viskama aia äärest, mis sega mul järgmisel. Seal on laternapostid, mis jäävad mul visuaalselt ette.
kuna see on staadion, siis see on suht avatud ja seal kõrval on ka soojendusala, kõik vaatavad, eks ju. Suur võistlus on. Ja kuna see on plats ka, siis tavaliselt puhub tuul kuskilt. Nüüd mul on 6 asja, mis on pinget tekitanud, eks ju. Ja noh, ja kui ma nüüd ikkagi valin omale selle suure haiseri sealt, siis ma olen 3 pinget omal ise juurde valinud. See on see aed, see on see üle OBM viskamine, need on laternapostid. Trennis see on jah, kõige lihtsam vise. Selles hetkes see ei ole enam kõige lihtsam vise. Mul võib-olla oleks lihtsam visata otse keskele, kui mul isegi see läheb OB-sse vasakule poole, siis mul on sealt palju lihtsam visata. Ma võtan mõned pinge asjad vähemalt välja. Eks ju, et noh, see on üks siuke näide, et selle avavise, see on jällegi reaalsuse juurde tagasi tulemine, mis seal päriselt toimub. Ma ei saa seda panna sinna, et see on suvaline tagakaiser. No ei ole. See ei ole lihtsalt, seal on nii palju muid asju. Nii palju faktorid tulevad mängu ja treeningringi tehes tuleks tegelikult arvestada nende stsenaariumitega. Kas see siis kogemuse pealt, kui enne keegi ei ole öelnud? Jah, et absoluutselt. Ebaõnnestunud algus. Kohe esimesel korvil tuleb mingi tupla, teiselt tuleb tripla. Mõni laguneb kohe, mõni just saab pingetest lahti ja mängib tegelikult väga-väga hea ringi pärast seda. Millest see tuleb? Mis määrab seda, kas sa suudad sellest taastuda või sa ei taastugi? No üks asi, mis me peame aru saama, et kui me siin praegu niimoodi kahekesi räägime, need on kõik sellised nagu hüpoteetilised olukorrad. Et nüüd, kui me paneme sinna reaalse inimese, siis see põhjus, nii palju kui on inimesi, nii palju on nagu neid tuumpõhjuseid, eks. Et lihtsalt oluline ära markeerida, et nagu sellist universaalset tõde on nagu peaaegu, et võimatu luua. Mis määrab selle erinevuse ongi jällegi üks asi võimekus nagu leppida, eks ju, selle olukorraga, eks ju, et mul oli ootus kuskil kõrgele mängida, nüüd ma juba oma peas matsin võib-olla selle ootuse maha pärast halba algust, mis ei ole muidugi loogiline. Ja nüüd ma siis suudan lihtsalt nautida. Kõige harilikum siuke soovitus või trikk, sest et kui ma töötan inimesteks, me töötame alati nagu 2 level. Üks level on siuke nagu pinnapealne, et kuidas me oleme kohe mingite väikeste muutustega tulemust natukene paremaks. Ja teine on siis nii-öelda sügavam level, et miks need üldse need väljakutsed nagu on, eks. Ja me alati proovime nagu mõlemaga tegeleda. Sest üks annab pikas perspektiivis paremad tulemused. Teine on see, et mul on vaja mingit eduelamust ka kohe saada, et mul oleks motivatsiooni iseendaga tööd teha. Ja siin on jällegi see, et ma soovitan enne ringi algust iseendaga kokku leppida, mitu eksimust ringi jooksul on minu jaoks okei. Sest et kui ma seda ei tee, siis tõenäosuselt mu peas on, et 0 eksimust on okei. Ja kui keegi nüüd ütleks, et mine mängi diskiring 0 eksimusega, siis iga üks, kes on mängid, pole olemas. Jah, et millest sa räägid? See on ju, see on rumal mõte niimoodi oodata. Aga kui sa enne ringi seda läbi ei mõtle, siis teedki esimesel rajal selle eksimuse, kohe pahane on ju. Aga mille peale sa pahane oled? Kui ma näiteks tean, et ma keskmiselt teen 4 suurt eksimust, siis ma lihtsalt võtan 1 maha, mul on 3 veel teha. Eks ju, pole vahet, on see esimesel, 3. või 6. Siis võtan selle 1 maha, ma tean, et mul on 3 eksimust veel teha. Et see on võib-olla kõige lihtsam nagu trikk, kuidas iseennast reaalsuses nagu tagasi tuua. Ja nüüd inimesed on lihtsalt erinevad. Mõni suudab leppida, et mul oli meeletult halb algus võib-olla ringile ja pärast seda täiesti normaalset sooritust teeb ja mõni siis just selle leppimatuse pärast ta ei ole endaga kokku leppinud midagi, ta ei ole selle olukorraga leppinud ja siis sinna see lähebki. No üks asi, no siis veel magad ka kehvasti öösel, mõtled ja siis järgmise päeva ring läheb veel hulemini. No üks asi, mis ma nende inimeste puhul tihti täheldan, kes ei suuda nagu seda aksepteerida, et seal on ikkagi hästi suur nagu väline mõju sellel inimesel nagu olemuselt see, mida teised temast mõtlevad. Ja see on see, mis tekitab seda tohutut ärevust võistlusel. Et mul läksid esimesed 3 rada halvasti, on ju. Ja nüüd see pilt, mida ma tahan endast mängijana teistele näidata, kui hea mängija ma olen. Ja see
noh, mis ma siis nagu tegelikult olen, et nüüd selle, noh, et see pilt sai kohe nagu suure mõra, on ju, nende esimeste radadega. Ja nüüd selleks, et kuidagi selle nii-öelda sisemise draamaga nagu hakkama saada, noh, siis tehakse igasugused asju, kindlasti, et vahel isegi neid mõni hakkab nagu lollitama näiteks. Noh, justkui nagu mängib, nagu ta ei võtaks tõsiselt enam. Ringi ajal hakkab kuidagi, noh, et vahet ei ole, panen siit mingi ära. Noh, reaalsus on see, et tegelikult ta ei suuda oma ärevusega toime tulla. Ta ei suuda seda omaks võtta, et noh, teised näevad, et ta on kehv. Noh, nüüd, kui ma hakkan lollitama, siis ma juba niikuinii olen kehv. Eks, et ma nagu ise valisin, et ma mängin kehvalt. Eks. Et noh, inimestel millegipärast on tihti tunne, et nagu ise valitud kuidagi nagu kaotus on nagu kuidagi parem, kui see, et nagu lõpuni pingutada. Mõni astub rajalt maha ka. Jah. Kas see, mida see näitab? Kas see on nagu halb, on see võib-olla isegi teatud juba, kui emotsioonid lähevad väga ekstreemseks, nagu hea? Mida see näitab selline olukord? No, mina kõigepealt tahaks teada alati nagu motiivi. No, kas see inimene ise teab, miks ta seda tegi? Sest vaat väga, millal see on minu arvates halb, on see, et kui reaalsus on see, et ma ei suuda ärevusega toime tulla, siis ma leiutan oma peas mingi muu põhjenduse. Ja siis ma hakkan ise seda põhjendust nagu uskuma. Eks, ma tulin maha sellepärast, et mul vasaku jala 3. varvas hakkas valutama. Noh, selles mõttes ma tõin mingi idiootse näite, sellepärast, et mis iganes see näide on, noh, see, kui ta ei ole tõsi, siis ta on idiootne. Eks, noh, talust ei ole kasu. Kui ma nüüd tõesti suudan, noh, ma ütlengi, et ma ei suuda selle ärevusega nagu toime tulla. Noh, ja ma tulengi nüüd maha. Noh, nüüd ma saan siit mingi õppimise nagu kaasa võtta. Nüüd ma saan, et täitsa pekkis, noh, et mul on vaja midagi teha. Noh, et ma olen valinud mängida discgolfi, mis on mulle 99% mängijatest hobi, kust ma tahan midagi saada. Noh, ja nüüd, kui ma tean, mida ma tahan saada, on see siis hea enesetunne, eneseväljendus, võistlusmoment või midagi iganes, see minu ärevus, taluvus ei lase mul seda saada. Noh, nüüd ma võin maha tulla, ma sain selle õppe kätte ja ma saan teha omal uue strateegia, kuidas ma nüüd teen siis midagi teisiti. Ehk siis, kui seda nagu kasutada, pole nagu vahet, aga kui see on selline, jah, üldiselt, et kui seal hakatakse iseendale luiskama, siis lihtsalt tehakse iseendast oma pilt veel võõramaks. Ja oht on nüüd see, et nüüd kõik järgmised sarnased olukorrad sa hakkadki maha astuma. Realt, et no kotte visatakse isegi ära. Oled kokku puutunud? Olen ikka. Mis selleni viib siis? No siin, kui ma enne rääkisin 2 tasemest, eks ju, siis noh, jällegi ega noh, asi on siin kuskil allpool, eks ju. Et miks mulle meeldib töötada võib-olla rohkem nii-öelda elukutseliste sportlastega, on see, et nemad on huvitatud ka oma sellest nagu päris sisemistest muutustest. Sest nad teavad, et nad tahavad oma pikka karjääri, eks ju. Nad peavad nagu päriselt asjad ära lahendama. Noh, mis tähendab selleni, et me jõuame ka lapsepõlveni, on ju, me räägime võib-olla 6 aega me ei räägigi discgolfist. Me räägime isiklikest suhetest näiteks. Sest et kui mul nagu baasärevus on juba väga kõrge, no ma jõuan sinna kottide juurde tagasi. Kui mul enne üldse discgolfi mängima tulemist on mul baasärevus väga kõrge kõigest muust, mis me elus toimub, siis noh, näiteks vangidel ei tohi silma vaadata, sest et see viib nende ärevuse juba nii kõrgele, et nad võivad sulle kallale tulla. Eks ju? Noh, nüüd see inimene, kes seda kotti hakkab loopima, noh, tal see sama mööda visatud putt oli juba väike lisaärevus, aga baas on nii kõrge, et ei mahtunud enam. Vaja see kuskile nagu maha laadida ja see kott lendabki. Eks, et seal tuleb teha ruumi. Seal on vaja teha ruumi, et võistluse ajal saaks need ebaõnnestumised, mis ärevust tekitavad, nagu ära mahtuda. Konteinerisse on vaja ruumi juurde teha, eks ju. Et see on mõnes mõttes ainuvõimalik asi, et kui see ärevus on nii kõrgele tõusnud, siis midagi peab juhtuma. Et seda lihtsalt oma mõtteprotsessis kontrollida on meeletult raske. No, ei saagi. Selles mõttes, et kui ma võtan selle pudeli ja ma tahan siia valada rohkem vett, kui siia mahub, siis ma ei saa, see hakkab üle ära jääma. Ometi mõned tulevad oma kehvade emotsioonidega võib-olla selles mõttes paremini toime, vähemalt see ei ole nii silma paistev. Aga mida see tegelikult tähendab, on see, et nad seesmiselt põlevadki selle ringi lõpuni.
Nad kuskil mujal lõpus autos elavad selle välja. Ja, no ma usun ka, et ega ühtegi kotti ma ei loopinud seal ringil. Aga pärast plahvatas, eks ju, et noh, see suunamine on nagu erinev, eks ju, noh, mõni läheb, paneb, ma ei tea, 6 paki õlut nahka pärast. Kuidas nüüd ikkagi eelmise korvi ebaõnnestumise või ka õnnestumise unustamine käib? Paul Macbeth ütles ühes podcastis kunagi, et ma olen nagu selle väga hästi selgeks saanud, et ma unustan nii väga hea õnnestumise kui ka väga suure ebaõnnestumise. Kas see on võimalik nagu korvilt korvile nagu täiesti erinevas emotsionaalses seisus olla? Mina arvan, et on küll võimalik. Et see on jälle selle mentaalse treenimise minu meelest üks suur pluss, et selleks ei pea üldse diskirajale minema. Et harjutada näiteks kohalolekut. Et harjutada hetkes olemist, ma ei pea minema diskirajale. Ma olen väga mitme inimesega näiteks teinud sellist harjutust, kus nad igas päevas peavad tegema ühte asja, mis on nagu sihuke rutiinne tegevus. Niimoodi, et nad oleks hästi nagu kohal. Nad jälgiks, mida nad teevad. Ja siis meil on üks äpp, mida me kasutame, kus nad siis kirjutavad selle tegevuse üles, mis nad siis niimoodi tegid ja et mis nad siis päriselt nagu tegid. Eks ju, et ma võin võtta, sinuga juttu rääkida, võtta juua. Ma ei pane tähelegi, kas ma joon või eks ju. Aga ma võin ka nagu igat seda hetke nagu tähele panna. Et ma võtan, teen selle lahti. Et sihuke harjutamine, olemine hetkes on see, mida ma saan siis diskirajale üle kanda, eks. Et see on üks sihuke asi, kust me alustame seda. Teine sihuke ka nagu trikk või meetod või harjutus on, et kui midagi jääb pähe ketrama, siis võtta lihtsalt telefoni üles kirjutada samale. Ja teha seda mõttega, sest et miks pea seda lahti ei lase, see tundub nagu maru oluline. Ma kuidagi pean seda ketrama, muidu ma unustan ära. Ja siis ma ei saagi kunagi mõelda seda mõtet enam, aga see on kuidagi väga tähtis mõte millegi pärast. Tekib sihuke illusioon. Ja siis disc golf ju annab päris palju aega. Selle mängu jooksul nagu palju aega. Viske sooritamine on võib-olla, ma ei tea, 5% kogu ajast, mis ringil ollakse või 10 või ma ei tea. Ja võtad telefoni ja lihtsalt paned kirja need mõtted ja selle nagu taotlusega, et ma pargin nad siia ära ja siis ma pärast ringi saan edasi mõelda. Eks ju, et ma kuidagi nagu, et ma kuidagi nagu ei viske seda lihtsalt kõrvale, vaid ma panen kirja ja siis ma pärast mõtlen edasi. Tegelikult ei mõtle muidugi, aga see nagu leiab oma koha ja puhkab seal. Et need on sellised nagu triki asjad võib-olla. Aga sa oled nõus, et ka head visked tuleb unustada? Mis on see lõks seal? Sest mis segab disc golfis sooritust? On see, kui ma, mis see füüsiline nagu tulemus on see, et mu keha läheb pingesse. Ja? Mingid lihased ei lähe enam pingesse ja lõdvaks, vaid nad on nagu pinges. Eks see ei lase mul füüsiliselt teha sooritust. Aga kust kohast see tekib? On see, kui ma peas hakkan mõtlema, et kuidas ma midagi tegin. Näiteks ma tegin väga hea viske ja nüüd mul on nagu, kuidas ma täpselt selle väga hea viske praegu tegin. Kuidas mul keha liikus või kus mul jalad olid või. Ja nüüd sellega ma aktiveerin ajus nii-öelda nagu õppimisfunktsiooni. Eks mul hoopis teine aju osa hakkab tööle, kui tehes midagi, mis mul on instinktiivne. Nii, ja nüüd, aga selle aju osa funktsioon, ülesanne, ongi panna tähele igat väikest nagu elementi. See tähendab seda, et mu liigutus ei saa olla enam sujuv. Sest ta peab igat asja ükshaaval tähele panema ja ära salvestama. Selleks, et ma midagi uut õpiks. Ja nüüd ma olen pinges. Eks selle pinge ma olen ise tekitanud. Et seal on jällegi oluline nagu eristada, et kui ma tahan midagi arendada, siis ma trennis võin küsida, kuidas mul see õnnestus. Et omal infot juurde koguda. Aga võistluse ajal see on segav faktor. Mul ei ole vaja teada, kuidas ma midagi tegin. Me jõuame selle tõdemuseni, et treeningringe ja võistlusringe ei saa absoluutselt kõrvutada.
need faktorid, millega sa tegeled, on nii erinevad. Et võistled sa ainult selle platoo pealt, mis sa oled nagu saavutanud oskustelt ja mentaalselt. See on väga põnev. Skooride vaatamine. Mõned mängijad vaatavad, mõned ei vaata. Kas seda teemat oskad kommenteerida, et sest mingil hetkel see on nagu vajalik, kui sa tahad mängida ikkagi kõige kirkamate medalite või asjade peale, eks ole. Aga mõni väldib peaaegu lõpuni välja. Ma mäletan, Eagle McMahon kunagi võitis ühe Pro Touri etappi nii, et ta ei teadnud, et ta võitis, kuni ta pani oma viimase putti ära. Et mis seal nagu oluline on või ei ole? Et jällegi ma toon sellise täieliku algaja harrastaja mälestuse sisse. Mul olid oma klubisisesed nagu meistrivõistlused ja oma selles nii-öelda divisionis seal. Ma vaatasin 2 korvi enne lõppu skoore lõpuks ja avastasin, et ma mängin esikohale oma divisionis. Nagu. Mul ei olnud sellist ootust enne võistlust üldse. Ma mõtlesin, lähen naudin. Aga sellel hetkel läks pinge lakke ja juhtus täpselt see, mida sa kirjeldasid oma kodurajal, kas mäe või alutagusel, paned 3 meetri peale vasakule puudesse. Minul oli seal üks suur põõsas, sealt oli võimatu välja ka saada. Ja noh, ma nagu ennast rebin siin nagu alasti, aga mis juhtus, ma panin sinna põõsast ära, põõsast välja ei saa, puttisin sealt välja ja sattusin natukene sellisele nagu alla mäge nagu kallakule. Läksin sealt nüüd teise viskega nagu maksimumi andma, ma pean paugiga vähemalt maha saama. Ja siis ma käisin käna. Inimesed tulid juba pealt vaatama sellepärast, et tahtsid teada, et kes siin divisionis siis võidab. Seal tekkis nagu ühe hetkega nii palju asju. Ma nägin skoori, inimesed tulid vaatama, siis ma käisin 3. viskega käna, vise läks jälle metsa. Ma tulin 8-ga maha paru 3-lt. Kohutav mälestus skoori vaatamisest. Mis sa sellel teemal nagu arvad üldse? Mis seal olulised on või mis faktorid? Aga kuidas sa praegu teed, kui sa võistled? Vaatad või ei vaata? Pigem ei vaata. Ma ei ole ka olnud tükk aega sellisel võistlusel, kus see lõppkoht oleks tegelikult nii oluline võib-olla. Aga mälestus on see, et vist ei tahakski vaadata, kui siis päris enne viimast korvi. Aga tunnen, et täitsa õppimata asi veel, et mida üldse sellega teha. No seal on 2 asja, et üks on, peab ise ennast tundma, et kas mulle meeldib või mulle ei meeldi vaadata skoori. Väga lihtne, et kas ma saan sellest mingit kasu või ei saa. Ja no kuidas ma seda teada saan, ma peangi katsetama reaalselt, eks. Ja siis nagu tunnetama, et kas ma saan sellest kasu või ei saa. Ja teine asi, kui ma olen see, kellel pigem ei meeldi vaadata. Aga nüüd hakkab võistluse lõpp tulema, ma tean, et ma nagu läheb hästi, tekib peas mõte, et kas ma peaks vaatama või ei peaks vaatama. Eks ju. Aga nüüd see mõte on juba peas. Igal juhul ta on nagu olemas. Siis järgmine küsimus, mida ma soovitan pärast seda küsida, on see, et kas ma taktikaliselt teen mingit muutust, kui seal ükskõik, mis seal näitab või ei tee. Eks ju, et kas need järgmised rajad on üldse sellised, kus taktikaliselt nagu saab erinevalt mängida. Sest et tihti ei saagi. Ja siis mul ju ei ole mingit vahet. Eks ju, et kas ma tean või ei tea skoori, kui ma niikuinii samamoodi mängiks. Eks ju, et kui mulle väga ei meeldi vaadata, siis ainus põhjus vaadata oleks see, et kui ma tahan infot, et teha parem otsus, kuidas läheneda. Kui ma lähenen samamoodi, siis suurt vahet ei ole. Jah, et siis ma saangi nagu, mul tuleb see mõte, et tahaks vaadata, siis vaatan, okei, aga olenemata, mis seal tulemas on, ma mängin samamoodi. Ja see võib aidata juba selle mõtte nagu ära lõpetada, et ta jää mulle enam ketrama. Nii et suurt maagiat selles iseenesest ei ole, kas sa vaatad või ei vaata. Küsimus on, kas sa oled selleks olukorraks nagu valmistunud. Ikkagi, et oletame, et mul läheb seal iga vise on arvel lõpus, kas ma olen selle stsenaariumi peas läbi mõelnud, et kuidas ma siis mängin või mängin, et kui sa teed samamoodi, siis suurt mõju ei ole. Jah, sest et eesmärk ju põhimõtteliselt alati on teha vähem viskeid. Et ainus põhjus, miks vaadata, ongi see, kui ma nüüd mingile rajale lähen võib-olla eesmärgiga mitte teha vähem viskeid, ehk siis minu meelest võib-olla mäetaguse viimane rada on üks hea näide. Et kui mul on piisavalt nagu viskepikkust, mul on võimalik minna ründama 2, mul on võimalik minna mängima nagu lihtsamat 3 ja mul on võimalik ka mängida näiteks eestkäega suhteliselt nagu turvalisemalt ja siis ma mängin ilmselt 4, eks ju. Et seal näiteks on vahe.
aga kui mul on viimane rada par 3 otse koridor 98 meetrit, ma lähen igal juhul sama viset tegema. Et see ei mõjuta palju. Yeah. Et see ja päris huvitav, et päris paljud asjad ikkagi tulevad tagasi selle juurde, kas sa oled ette valmistunud või sa ei ole ja see vist tuleb ainult kogemuse pealt ka lõpuks. Jah, ja ka muidugi oskusest nagu trenni teha üldiselt, et minu meelest oskus trenni teha discgolfis on ikka suhteliselt madal. Et no tüüpiline ju nii-öelda harrastaja treening on see, et ma lähen sõpradega rajale, mängin skoori peale. Aga mida ma treenin siis? Mingit fookust ei ole. Mis elemendis ma tahan paremaks saada? Oi, seal on mustmiljon muutu, et sõber viskas seda ketast, ma proovin ka tavalisega hoopis nüüd, et sa ei teekita reaalselt gameplani, eks ole, kus sul on kindlad ketad, kindlad tiialad, kindlad sihtmärgid. Aga isegi seda, et kui ma panen lihtsalt selle, et me mängime skoori peale enamiku aja, siis ega ma ei saa oma nagu mõtlemist ümber muuta, et ega kohe see soov mitte eksida kasvab oluliselt. Mis tähendab seda, et ma ei proovi mingeid asju. Mis tähendab seda, et ma neid asju ka kunagi ei omanda. Et kui mina, nüüd ma toon enda kohta näite, see on kõige lihtsam, ma saan siis rääkida, eks ju, et kui ma peaksin otsustama näiteks see hooaeg jälle võistelda, siis minu treeningus väga vähe on skoori peale mängu. Mulle meeldib küll rajal mängida, sest et mulle meeldib selle mängulisus, eks ju. Ma tunnen ennast, ma ei suuda liiga palju platsitrenni teha. Aga siis ma lähen mängin näiteks ainult fore. Mängin juba, ma ei tea, mis mu skoor on, eks ju, aga ma mängin lihtsalt fore, sest et mul on selle tunnetus palju halvem, eks. Või siis mu ainus eesmärk rajal on mängida parre. Et ma lähengi näiteks Elva rajale ja täna mu eesmärk on igal rajal mängida parr, see annab mulle nagu punkti, kui ma mängin pöördi, see annab mulle samamoodi selle sama punkti või siis ei anna üldse, ma mängin ka ainult parre. Selle mõte on see, et ma nagu teen selle asja omale mänguliseks, aga ma harjutan mingit uut asja. Kui ma mängin parre, siis järelikult tihti ma võib-olla mängin esimese viske lühema, mis tähendab seda, et ma pean lähenestumiseid rohkem harjutama, eks. Et see üldine nagu teadlikkus oma treeningust, et mida ma lähen treenima, väga vähesed nagu teavad. Ja sellest järgmine koht ongi nädalamäng, mis on minu meelest nagu kõige parem koht, kus treenida midagi uut. Ma korra hüppan selle juurde, mis sa tõid välja, et mängin parri. See on päris huvitav. Vahel ma olen ka vaadanud, et mis iganes, kuidas pro mängib mõnda korvi, mida ise oled ka proovinud mängida. Ja ise oled parri ära pannud, maru õnnelik. Ma toon näite Jõulumäe 15, kes teab, selline, kas ta on 15 või 16, siuke pikk metsakoridor, suvisel punasel rajal siis. Ja ta on seal vist 130 meetrit ligi. Hiljuti mängisin nagu parri peale, mõtlesin, et minul oli lihtsam ees kätt visata, mis läheb üle, et siis ma vähemalt taban koridori alguses ja siis vaatan, kas ma saan läheneda ja võtta 3. Ma sain pikale pördiputile nagu. Täiesti nagu uskumatu olukord on ju. Ja samal ajal me teame, et ka pro-mängija võib seal ebaõnnestunud avaviske puhul tulla maha täiesti nagu 5-ga või sest kui sa saad sealt varakult puu, siis on nagu suur pahandus ja tükk aega tulemist, eks ole. Et kas vahel isegi nagu võib olla mõnes mõttes selline mängija, kelle võimed oli väga suured, eelisseisusel mõnel raskemal rajal, sest ta läheb kindla peale mängima, sest ta teab, mis ta võime on. Aga prool on teinekord see pinge, et kui ma tahan siin parimate tulemuste peale mängida, ma pean tegema oma parima soorituse. Et kas see on mingi teema nagu? Minu jaoks seal see teema ongi see, kus see nagu üleminek, ütleme, harrastaja mängijalt nii-öelda pro-mängijale. Mängija oma peas on hästi keeruline ja me oleme siin ka Eestis näinud nii mõnegi mängijaga niimoodi, et ta nagu mängib tublisti ja siis ta saab mingisuguse sponsorluse oma varustust või mis iganes levelil see sponsorlus ja nüüd järgmine hooaeg on kehvem kui eelmine. Sest et millegi pärast sellel mängijal on nagu ootus, et ta nüüd peaks
nagu teistmoodi mängima. Nüüd peaks kuidagi nagu paremini mängima kui eelmine aasta. Lihtsalt sellepärast, et ta sai sponsorluse, aga mängija on sama ju. See on jälle väga huvitav nüanss iga mingi arengusi. Jah, et kust kohast see ootus siis tuleb? Kelle ootus see siis on? Et see on jälle mingi asi, mis tihti tuleb välja, et kui räägitakse, seal ma pean seda tegema, siis ma alati nagu peatan, et kust see tuleb, et sa pead nii tegema. Et kas see, kui mu võimekus, sest see on midagi, milles minu meelest jällegi Kristin on väga tugev. Et ta oskab reaalselt vaadata, mis on need protsendid. Eks, et ta nii-öelda natukene nagu pokkeri stiilis, eks ju, et need, kes on pokkeriga rohkem tuttavad, eks ju, kui ma näiteks netis mängin, on ju, mul on seal, ma ei tea, 4 lauda korraga lahti, enamik turniiri ma mängin lihtsalt protsente, eks ju, ma väga nagu suht tuimalt, lõpuks ma hakkan siis midagi muud ka mängima, eks põhimõtteliselt mängin protsente. No, kui ma suudan discgolfis ise ennast hästi hinnata või mul on kõrval keegi, kes ka annab nõu, eks ju, et millised visked mul protsentuaalselt on nagu suurem tõenäosusega õnnestuvad, millisega vähem, eks ju. Nüüd see on see koht, kus ma saan nagu otsuseid, et see, et mul see vise küündiks välja seal rajal sinna korvini, et see ei pane mulle tegelikult mingit nagu pinget peale või ainult kui ise otsustad, eks. Pigem pro-mängija oled sa juba siis, kui sa oled sellises küpsuse astmes, et sa saad aru, mis protsendid sul õnnestumiseks on. Ja jällegi Raimo Kimmel oma divisioni sageli võidab, siis miks? Ta ei mängi väga nii-öelda flashilt, eks ole. Ta teab, kuhu tal on mugav visata ja mängib neid protsente. Jah, Raimoga on mul ka õnneks olnud rõõmu koostööd teha, temaga mulle väga meeldib töötada, sest et ta teeb seda, mis ta ütleb, et ta teeb. Et selles mõttes võib alati kindel olla tema sõnade peale. Ja tema fenomen ongi see, et tema saab nagu mängu sisust aru. Saab aru, et võidab see, kes teeb kõige vähem viskeid. Mitte see, kes teeb paar kõige lahedamat viset. Eks ju? Et tal see nagu tuum arusaam, kuidas discgolf käib ja just kuidas see nagu võistlemine käib iseeneses, on nagu väga sügav. Vahel võib-olla natukene isegi nagu ülekonservatiivne, sest mis näiteks mängijad, kes on väga hädas mingi esimestel selle aastatel kuidagi nagu kaugele viskamisega, siis tõenäoliselt, kui ma nendega räägin, siis ma küsin, et kuidas sul üldiselt elus nagu kontrolliga on. Et kui oluline sul nagu on kontroll sinu elus, et kuidas sul on kodu, kas sul on asjad oma kohtadel. Kui kontrolli vajadus on väga suur, siis see takistab näiteks alguses õppimist, et visata kaugele. Sest et sa tahad kõike oma kehas kontrollida, mis tähendab seda, et sa ei saa seda teha. Et Raimal vahepeal viskab ka nagu sisse, et tahaks nagu kogu võistluskulgu kontrollida, eks ju. Aga üldiselt on ta ikkagi oma kogemusega selle tiimin nagu väga hästi paika, et ta suudab oma potentsiaalist suure osa välja võtta. Siin on, praegu on see lihtsalt päevakajaline, võib-olla kes vaatab aasta-2 pärast ei ole üldse, aga Eveliina Salonen, oled ka jälgid, mis temaga toimub siis puttimisel. Mida sa talle ütleksid? Või mida sa nagu nii palju kui võimalik niimoodi eemalt ära näha näed? No jällegi ma korraks toon Anett Kontaveidi siia sisse näiteks. Et keegi ei kujuta ju ette, et ta oleks oma kogu võistlusturneed käinud oma sõbrannaga kahekesi. Ilma ühegi treenerita. Mingit staffi, lihtsalt lähme kahekesi, on ju. Et ma ei tea, kui vana Eveliina täpselt on, kas 24 äkki või? Sinna kanti peaks olema, jah? Mingis seal vanuses, eks ju. Mis sellises vanuses üldse inimestel nagu toimub nende elus? Suure tõenäosusega, ma nüüd, küll see on nagu puhas hüpotees kõrvalt vaadates, on ta oma elus kohas, kus ta ei ole enam nagu tüdruk, ei ole veel ka nagu täiskasvanud naine. See on nagu tüdruk enam ei ole, aga nagu päris nagu naisena ennast ka nagu ei tunne või täiskasvanud, eks.
ja see on nagu keeruline koht, kus olla. Ja nüüd ma lähen siit Soomest oma sõbrannaga, ma arvan, et nad Hennaga on sõbrannad, lähen kuskile Ameerikasse. Ja mul on seal nagu hulk nagu asju. Ma pean nagu reisima, ma pean nagu sööma, ja siis mul on mingid ootused kellegi peal, ma pean kuidagi nagu välja nägema, eks ju. Mina arvan, et ta nagu üleüldine nagu sisemine rahulolu iseendaga ja see pinge, mis tal sees on nagu tohutu ja tal pole, ma arvan, ühtegi inimest ilmselt, kus ta tunneks ennast mugavalt nagu päriselt nagu avada. Et kuidas ta üldse ennast inimesena oma elus praegu nagu tunneb. Ja putt on lihtsalt see koht, kus see nagu välja lööb, sest et seal see nagu kogu see fookus tuleb sinna ühte hetke. Kõik need kohustused, kõik asjad nagu tulevad korraga sinna ühte hetke. Inimesed vaatavad, mul on kohustused ära visata, eks ju. Kõik see lihtsalt kulmineerub. Ja näha on ju see, et see iga väiksemgi nagu lihas selles kehas on nagu täiesti pinges. Mis ta üldse teha saaks? No päris ausalt mina lihtsalt valiks omale sobiva terapeudi. Sest et jällegi näiteks Ameerikas on juba üpris tavaline, et igal inimesel on oma terapeut. Saangi neid asju rääkida, saan neid läbi mõtestada, ma saan teha mingid asju, mingisugused oma rutiinid, oma käitumismustrid, mis meid hakkavad toetama selleks, et ennast paremini tunda. Eks ju, et mida ei tohi juhtuda, on see, et tekib tunne, et minu kui inimese väärtus on seotud sellega, millised on minu sooritused. Ja ma arvan, jällegi ainult hüpotees, et keegi ei võtaks neid nagu liiga, et ma nüüd panen kedagi kasti. Ma arvan, et seal on hästi suur see connection tekkinud, kus minu kogu olemine on minu discgolfi tulemused. Ja see on tohutu pinge ja samal ajal kõik see Ameerika ümber, mis on lihtsalt teistsugune. Häirivad faktorid, teised mängijad sinu puulis, lühidalt sellest ka. Ootamatu tuul, ootamatu ilm, siin rajal on parmud suvel, söövad mind ära, seal on nii palju asju. Mul ununes vesi maha, snäkid, me ei jõua neid kõiki üksipulgi läbi käia, aga kuidas sa nagu tuled toimi häirivate faktoritega või kui näiteks, ma ei tea, sul on väga närvis puulikaaslane või keegi, kes nagu kuidagi tõmbab tähelepanu? See koht on täitsa nagu termin. Termin on mina eristumise tase, mis põhimõtteliselt näitab seda, et kui hästi ma suudan eristada oma mõtteid ja tundeid teiste mõtetest ja tunnetest. Ja kui hästi ma suudan eristada omavahel oma mõtteid ja oma tundeid. Kaks asja. Nüüd, kui ma eost tean, et minu eristumise tase on selline, et ma võtan hästi lihtsalt teiste tunded üle. Ega siis seal nagu jällegi olles seal grupis, eks ju, mul peab olema siis nagu mingi taktika selle jaoks, mis ma siis teen. Esimene parim küsimus, mida endalt küsida ja jällegi võib ka telefoni nagu vastuse kirja panna kõigepealt, kellel on probleem. Et saada aru, et kellel meil praegu siin tegelikult probleem on. Eks ju. Siis ma saan kirja panna, et Mihklil on probleem, sest et tema on närvis. Mina ei ole veel. Eks me alles hakkasime mängima, mina veel ei ole närvis, tema on. Eks kõigepealt nagu ära eristada, kellel on probleem. Eks. Et distantseerida. Nüüd järgmine võimalus, eks ju, et siis mis on see, kui ma tean oma tendentse, et mis ma tegema hakkan. Sest et mis tegelikult häirib, on see, et ma tahaks, et kõik ümber maha rahuneks, et ma ise saaksin rahulik olla. Eks ju. Et ma lahendan ümber kõik nagu ära, teen kõik rahulikuks ja ma saan ise rahulik olla. Eks ju. Et kust ma nüüd saan selle fookuse panna, et mulle tunduks, et ümber on kõik rahulik. Eks ju, sest et nagu ma enne ütlesin, diski ringi jooksul visete aeg on võib-olla ainult 5%, 10%. Ma ei tea. Aga kogu ülejäänud osa mängust on sama oluline. Mis siis, et sellel ajal viskid ei toimu? Nüüd ma pean siis omale strateegia tegema, et mis ma siis teen sellel ajal. Kas ma olen grupis tagapool? Kas mulle meeldib nagu olla pigem nagu üksi sellistes olukordades? Siis ma võin ju ennast nagu distantseerida grupist. Just. Olla nagu eemal. Võib-olla mulle meeldib rääkida.
nüüd mul on vaja siis välja mõelda, kellega ma saaksin siis jutustada. Et kas mul on puulis keegi, kellele meeldib jutustada? Kas ma saan võtta kädi kaasa, kellega saab jutustada? Võib-olla ma chatin tõesti enamiku aja. Kui see aitab mul ärevust suunata välja, jumal, proovi, eks ju. Et kõigepealt jällegi tuleb see, et kas ma tean, mihuk on minu nagu tase, ennast eristada teistest ja mis on siis minu nagu taktikad ja jällegi seda on väga hea ka mujal harjutada. Oled kodus, elukaaslane tuleb koju, vaatad närvis. Võib-olla oli tööl raske päev, on ju. Mõtled, Jessikas, ma saan nüüd discgolfi harjutada, eks ju. Küsid, et mis siis on ju, et ma olen närvis. Ja kohe paned oma strateegia paika, mõtled, okei, kõigepealt küsin, kelle on probleem, temal on probleem, mida mina teha saan, küsid, kas ma saan toetada, ei saagi toetada, okei, ja nüüd hakkad jälgima, kas ma siis suudan rahulik olla, sest et tegelikult ma tean, eks ju, et temal on probleem, tal ei ole ka toetust vaja, ma usun, et ta saab ise sellega toime, on ju. Et kuidas ma siis saan olla, eks ju, mis mul aitaks olla nagu võimalikult rahulik, et sellepärast ma kuskil siin üks päev ka Facebookis kommenteerisin, et kui tahta teha muutusid nagu ainult discgolfi rajal, siis nagu väga kaugele ei kanna. Eks, et ma ei saa olla tavaelus teiste inimestega hästi nagu sulandunud ja nüüd discgolfi rajal oodata, et puuli olemus mind nagu ei mõjuta. Ei saa. Ma pean mõlemas kohas neid muutuseid tegema. Ja hästi lühidalt veel nagu mitte siis sellistest teistest inimestest põhjustatud asjad, aga mis iganes. Oi, minu puuli filmitakse või oi, mul jäid snäkid maha. Mingid sellised ootamatud nagu detailid, et kas unustasid midagi või midagi lisandub just nagu, et selleks nagu treenida ju väga ei saa. No saab. Unustamise osas jällegi kõik tuleb ära teha ettevalmistuses, eks ju. Siis, kui ma rohkem võistlesin, mul oli konkreetne list, nagu checklist telefonis, asju, mida ma pean tegema eelnev päev enne võistlust. Ja siis ma lihtsalt teen seda. Kas mul on see tehtud? Check. Kas mul on see tehtud? Check. Ehk siis ma ei jäta omale võimalust üldse, et ma ei tea. See on nagu lennukid pilootidel checklistid, ilma milleta on võimatu õhku tõusta. Jah. Eks et checklist. Kui filmitakse, sellised nagu, et see tuleb juba kõik naturaalsest võimekusest olla paindlik. Eks ju, et kui ma näen, et filmimine mind kuidagi endast välja viib, siis küsimus on see, et mida ma siis ei taha teistele näidata. Mille üle mul siis häbi on. Järelikult ma ei ole suutnud midagi aktsepteerida, eks ju. Ei tea, võib-olla mulle meeldib ma visketehnika. Kas discgolfi mängust võib saada ka sellise trauma, et sa ei tule tükk aega välja, sa jätad selle ala kõrvale, et sina, kes sa nagu õpid ka pereteraapiat praegu, ja siis lapsepõlvetraumad on igal inimesel teema, eks ole, kas discgolf või sport üldse kui selline saab tekitada sellise trauma? Mul oli nii suur ebaõnnestumine, nii ikka läbikukkumine, et kuidas ma üldse tagasi tulen? Armastus ala vastu pole kusagile kadunud, aga kadunud on minu igasugune võime iseendasse uskuda. Pole kogenud, ei ole kogemust, ei ole kohtunud kellega, kellel niimoodi oleks, et ainus, mida ma olen täheldanud ja mis ka mul endal oli, on see, kui iseenda tase nagu langeb. Et näiteks sellel ajal, kui ma töötasin koolis õpetajana, mul olid suved vabad. See tähendab seda, et ma 7 päevast nädalas suvel vähemalt 5 päeval tegelesin discgolfiga. Ja niimoodi 3 aastat. Ehk siis tase nagu kasvas. Ja nüüd, kui ma hakkasin rohkem äriga tegelema ja tõstsin fookuse nagu mujale, siis loogiliselt tase läks kehvemaks. Ja nüüd oli jällegi esimese hooga väga raske nagu aktsepteerida seda. Ja siis tekkis mul siuke koht, kus mul ei olnudki huvi mängida discgolfi. Sest et nagu raske omaks võtta, et ma olen kehvem, kui ma olen elu jooksul olnud. Eks, et ei ole enam lõbus.
mis tõi selle lõbu tagasi, oli ikkagi jällegi see arusaamine, et oot, aga mida ma tahan sellest saada. Mis on see, mille järgi ma lähen discgolfi rajale. Ja kui ma tahan saada 2 tundi looduses koos mõne nagu sellise emotsionaalse hüppega, sest et kui tuleb ikka see kõige ilusam vise, siis nagu üks või 2 ikka ringi jooksul tuleb, siis saad selle kätte. Siis läksid asjad nagu jälle paika, eks ju. Aga huvitav oleks teada küll, kui kellelgi on siuke kogemus, kus trauma oli nii suur, siis ma pakun tasuta sessiooni. Sa tuled mingisuguse pagasiga, mis on terve su elu, su emotsionaalne identiteet. Ja kui seal on veel mingid häired nagu, või mingisugused tugevad traumad, võib-olla lõpuni lahendamata, et kust otsast alustada? Kordan ennast ilmselt, aga esiteks minu jaoks üks kõige rohkem vaja aru saada, et mida ma tahan discgolfist saada. Mida ma olen täheldanud, et discgolfi kasutatakse tihti ka sellise nagu põgenemisteena või. Et mul on mingid väljakutsed elus, millega ma ei taha tegeleda. Ja nüüd ma mõtlen, et ma lähen siis sinna nagu discgolfi rajale ja siis ma saan neist nagu eemale. Eks ju? Ja siis nagu alguses saangi. Võib-olla ma käin üksinda mängimas või mingi sõbraga. Ja nüüd, kui ma jõuan võistlema, siis tulevad need samad väljakutsed mulle sinna tagasi. Eks, et elu on juba niimoodi üles seatud, et ega nagu lõpuni põgeneda ei saa. Et ühte või teistpidi tulevad need asjad tagasi, eks ju. Et nüüd siis, kas ma siis, kui ma olen nagu teadlik, mille eest ma siis põgenesin või, ja siis need tulevad nagu tagasi. Siis ma saangi vastavalt sellele asjale nagu abi otsida. Ükskõik, kas see on terapeut, on see mõni sporditreener, spordipsühholoog, eks ju. Aga see, nagu, et mis see nagu valu on? Võib-olla ma tegelikult ei peakski võistlema. Võib-olla see, et ma lähen võistlema discgolfis, ei lähe üldse kokku minu selle nagu sooviga, mida ma tahtsin sealt saada. See lihtsalt kuidagi nagu tundus loogiline, siis ma nagu läksin ja võib-olla mulle ei meeldi võistelda tegelikult. Mingit kohustust ei ole, eks. Et õnneks praegu juba Eestis, ma arvan, abi on suhteliselt kättesaadav. Küll on seal üks barjäär, et peaaegu alati see maksab raha. Ja isegi päris tihti ma näen, et see barjäär ei olegi mitte niivõrd inimese sissetulekus. Siis kui ta juba võistleb discgolfis näiteks, siis ega osavõtumaksud on meil ka, ma ei tea, mis on 50, 100. Terapeutide sessioonide hinnad algavad ka kuskilt sealt 60 või kuskilt sealt. Et tihti on see barjäär ikkagi ainult nagu enda sees, et kuidagi imelik on nagu iseenda aitamiseks raha maksta. Eks, et alustama võib-olla peabki sellest kohast, et kas ma päriselt tahan mingit muutust või ma ei taha. Et võib-olla ma ainult mõtlen, et juba hea oleks kui, aga tegelikult mul on nagu fine. Sest mul nagu sobib, et ma viskan seda kotti sinna vasta puud. Jumal viska, selles mõttes, et mis siis sellest, et võib-olla mingitele võistlustele sa ei saa peale enam, aga siis, et nagu oluline on vastutada oma tegude eest. Et kui ma otsustan midagi teha, siis see, mis tagajärg on, ma olen selle ise loonud. Pro-mängijad, näiteks Simon Lizotte on seda teemat kommenteerinud, et neile tegelikult ei meeldi ära koolida teiste nagu jalavigu, eksimusi, aja viivitamisi, kõik räägivad siin Nicola Castrost, sest et ma ei taha huuli meeleolu, iseenda keskendumisvõimet ja nii edasi nagu alla viia. Kas siis ainus loogiline tee ongi see, et tegelikult ei hakatagi nagu mida kõrgem tase vigu ära koolima üldse? Ma arvan, et on võimalik jõuda sinna, et hakatakse. Minu praktiline lahendus oleks see, et mingisugune aasta võib-olla peaks leidma selle ressursi, et nii-öelda kõrval mingisugune kohtunik käib kaasa. Ma arvan, et sealt edasi see muutuks normiks. Lihtsalt vaata, iga süsteem, ükskõik mis on süsteem, on muutuse vastu. See on organism, ühiskonnad, spordid, reeglid, süsteemid ei armasta muutuseid.
ja nüüd discgolfi süsteem praegu on välja kujunenud niimoodi, et pigem pigistan silma kinni, kui öeldakse, eks ju. Noh, see on see süsteem. Ja nüüd olla nagu üksinda see mängija või noh, mõned, kes hakkavad seda süsteemi kuidagi siis nagu raputama ja muutma, eks ju. Ja samal ajal olla veel võistluses. Mina arvan, see on liiga suur nagu asi, mis tegelikult hetkel mängijate õlgadele panna. Täpselt. Seda ma tahtsingi kuulda, et kas sa näed sama, mida ma isiklikult näen, et see on liiga suur pinge, mida enda peale võtta. Sa lähed, see teine puulikaaslane võib ka täiesti närvi minna sinu peale, mis iganes, eks ole, või noh, et see on nii suur vastutus või lisaroll ja su nagu keskendumine läheb võistlused täiesti ära. Teistes spordialades enamasti on täiesti tavaline, et on kohtunik, kes on neutraalses positsioonis, eks ole. Et millegipärast discgolfis me arvame, et me suudame ise selle asja seal ära lahendada. No jah, seal on see üle võetud golfist, eks ju. Aga seal on jällegi mõned nüansid, et kui küsida, et mis liigub golfi löögi ajal, siis jalad ei liigu. Põhimõtteliselt peamise liikumise teeb golfi kepp. On see, mis kõige kiiremini liigub, eks ju. Discgolfi vise ei näe samasugune välja. Seal kogu keha liigub. Ehk siis sellega koheselt näiteks jalavea viga nagu ise seda näha ja sest selleks, et midagi omaks võtta, on vaja seda näha. Eks mul on väga raske võtta omaks midagi, mida ma ei suuda ise nagu tuvastada. Täpselt. Eks ju, ja siis mul tekib see vastupanu. Et jah, minul ei ole usku, et see praeguse süsteemiga nagu hakkaks hästi tööle. Et see vajab mingisugust muudatust kindlasti. Hästi. No hea küll, need teemad on põnevad, sisukad ja nendest loodetavasti vestluseid tuleb Eesti discgolfi loos üha enam esile, aga mängijad lähevad radadele kindlate selliste kõutu ketastega, 2-3 kindlat ketast, lemmikut, mõned teevad kindlaid venitusharjutusi füüsiliselt, mentaalselt, mis oleks nagu 2-3 asja, mida peaks kaasa võtma enne kui ring algab. Kas need on mingid mõtteharjutused, on need mingisugused stsenaariumite läbikäimised oma peas? Mida saab mentaalselt, mis on nagu lihtne rakendada nüüd kohe, kui siin peale podcasti kuulamist, vaatamist, keegi läheb mõnele kas või nädalamängule või võistlusele? Esiteks, seesama, mis ma mainisin, soovitan kokku leppida ise endaga, mitu viga on okei. Sellega võidab juba väga palju. Teiseks, teha omale selgeks oma putimise statistika. Päriselt vaadata sellele otsa ja võtta see omaks. Ja arvestada, et sealt 5% siia-sinna ja võistluse jooksul isegi allapoole. See on nagu okei. Ja kolmandaks kindlasti vahet ei ole, mis on sinu nagu rutiin, nagu füüsiline rutiinine võistlus. Katsetada erinevaid, aga leida siis lõpuks see, mis nagu endale sobib ja seda järjepidevalt korrata. Et nii kehal kui ajul kogu tervikul tekiks nagu arusaam, et kui ma teen neid asju, siis järgneb see tegevus. Ehk siis see aitab tuua mõtted nagu sinna võistlusse, sinna päeva. Ja boonustrack oleks see, et kui ma tean, et mul on spordiväliselt mingisugused suured pinged, siis omale sobiliku meetodiga need enne võistlust nagu ära parkida. Kõige parem minu meelest on lihtsalt märkmik ja kirjutada. Okei, need asjad teevad mulle praegu muret, ma panen nad praegu kirja, et pärast võistlust siis nendega edasi tegeleda. Sest et suur osa sellest pingest on ikkagi võistlusväline nagu asi. Ja päris viimaks veel, et kui keegi nüüd discgolfar väga leiab, et ma tahan tegeleda nüüd kogu selle mentaalse poolega, kas ta peaks sinuga ühendust võtma, sul juba tööd ja tegemisi on ka, või siis, mis nüüd tuli jutamisest välja, on väga okei, kui sa leiad ka mingi terapeudi oma ellu. Jah, ilmselt minu eelis on see, et ma olen ka nagu discgolfis.
kodus, eks ju. Et see pagas on mul, see kogemus on mul rohkem pakkuda. Võib minuga ühendust võtta, mis on oluline teada, et ma kindlasti ei ole huvitatud nagu ühekordsetest sessioonidest, sest see toob väga vähe tulemusi. Sa enne mainisid siin ka, et kunagi tehti igasuguseid koolitusi. Ma ei ole väga suur koolituste nagu uskuja, et inimesel peab olema oskus ise tööd teha. Et võib minuga ühendust võtta küll ja võib-olla ma oskan soovitada mõnda ka teist inimest. Risto, sinuga oli hea meel vestelda sellel teemal, et kuidas iseennast ehk siis oma discgolfi suurimat takistust ületada ja vaatame siis, kuidas need teekonnad meie mängijatel sellel juba alanud hooajal siis lähevad. Suur tänu sulle tulemast, vestlemast ja aega veetmast. Aitäh, loodan, et nii mõnigi leiab mingit kasulikku omale siit. Aitäh veel kord.